Ja nüüd vaataks siis seda, kuidas pärast seda, kui meil on olemas meie ärimudel, varsti jõuame ka siis praktikani välja, ja meie kontroller, siis kuidas sellest lõpuks siis meile vaade kokku pannakse, ehk andmed tulevad, kasutaja peast päringu saame mingisuguse ja lõpuks peame siis midagi kasutada tagastama. Ja vaatame siis kõigepealt Razori vaateid, enne kui me siis REST-i kontrollerite juurde jõuame. Kuna meil on ka osa siin vaja sellest rakendusest teha a la admin kasutajaliides, mis siis HTML-i meile produtseerib. Ja view'd ehk siis Razori vaated siin on siis HTML-i template'id, kuhu saab siis sekka või segamini juurde kirjutada C# koodi, mille põhjal siis lõpuks genereeritakse meie lõplik HTML kokku ja saadetakse see kliendile. Ja kasutatakse siin siis Razor syntaxit. Kõik need view failid kasutavad siis CSHTML faili lõppu, asuvad ühes kindlas kataloogis, views nimelises folderis. See küll võib olla korduvalt seda views folderit, ehk meil on siis äärijad või tsoonid, meie MVC võib korduda ja korduda. Ja tüüpiliselt igal kontrolleril on siis selles views folderis oma alamfolder ja selle sees siis action nimega vaade. Ja on ka eraldi spetsiaalne kataloog, kus on siis views shared, mis on siis jagatud vaated, kus on tavaliselt igasugused template'id ja osalised vaated sisselogimiseks ja kõigeks muuks taoliseks. Ja siis on meil igasugused siis nii-öelda spetsiaalsed vaatetükke olemas, osalised vaated, layout'id ja mida veel iganes. Ja kui me nüüd siis tahame oma kontrollerist ütelda, millist vaadet me tahame tagastada, siis me lihtsalt tagastame return view, selle sees automaatselt tagab meile või kasutab siis õiget vaadet. Seda tehakse siis selle meetodi, action meetodi nime alusel ja folder võetakse siis kontrolleri nimest. Või siis, mis on võib-olla kõige tüüpilisem, kuna me tavaliselt ikkagi tegeleme andmetega, return view ja siis view model. Ja sellel on siis oma protsess, kuidas siis õige view lõpuks üles leitakse, ehk siis ta automaatselt valib siis õige kataloogi ja sealt õige nime ja kui sealt ei leita, siis läheb shared kataloogi sama asja otsima. Kui sealt ka ei leita selle action'i järgi, siis on lõpuks error. Ja kui me tahame, saame ka siis tagastada mingisuguse spetsiifilise vaate, ehk siis return view ja siin siis esimesel kohal view name. Ehk siis string, mis siis määrab nime, mille alusel minnakse siit seda vaadet otsima. Tavaliselt pole vaja, tavaliselt me saame hakkama selle action name'iga, automaatse õige nimega. Ja faili nime nii-öelda extensionit siin ei kasutata standardis, aga võib, siis saate kirjutada terve nagu spetsiaalse full path'i, kus siis see asi asub. Tavaliselt pigem mitte. Ja miks me kõiki need vaateid kasutame ja kus siin on tugev vahe võrreldes Javaga, siis ASP.NET MVC-s on vaated tugevalt tüübitud. Ehk kasutatakse vaatemudelit, TTO-si, milleks võivad ka juhtumis olla siis domeinimudelid alguses. Ja need TTO-d, jõuame kuskil allpool selleni välja, ehk siis kuidas need vaated kompileeritakse ja see vaatemudel, TTO, mida me seal kasutame, neid saab olla ainult üks, on siis generic type parameetriks sellele klassile, mis sellest Razor vaatest meile tehakse. Ja seega läbi siis selle genericu tekitab ka sinna siis tugevalt tüübitud lähenemise, kompilaator saab vigu kontrollida, annab erroreid kompileerimisel, kui midagi on valesti ja nii edasi. Ja sellel kursusel on see siis kindlasti kohustuslik. Lisaks sellele, et meil on siis TTO-d olemas, mida kasutada, saame me siis ka nii-öelda nõrgalt tüübitud asju natukene ikkagi pruukida vastavalt vajadusele. Ja selleks on siis viewBag ja viewData ja ka tempData nimeline koht, millest juba eelnevalt juttu oli, mis siis sisuliselt on dictionary'd lihtsalt objektidest, kuhu me võime ükstaskõik mida sisse toppida, mingit tüübikontrolli ei toimu ja teistpidi võime siis vaatest sealt viewBagist ja viewDatast neid välja ka lugeda. Ja kui midagi läheb valesti, siis see on meie mure ja saame selle vea runtime'is. Ehk nii palju kui võimalik, tuleks siis kasutada tugevalt tüübituid TTO-si ehk vaatemudeleid. Ja see, kuidas siis me seda vaatemudelit tagastame, ühelt poolt siis controlleris action meetodis return view mudel
ja teistpidi siis vaates endas kõige esimesel real me siis spetsifitseerime @model, see on siis Razori direktiiviga, @model näitame ette siis selle mudeli tüübi, ehk siin on siis see tüübi parameeter. Ja Razori vaates endas siis @model annab siis meile selle mudeli instantsi, kui ta meil siis päriselt runtime'is olemas on. Ja näituseks näeb välja midagi selles vaimus. @model, mudeli klassiks, vaatemudeliks siin on domain person otse. Ja kui me nüüd siia @model kirjutame ja punkti vajutame, siis juba IntelliSense teab, kuna see kõik on tugevalt kompileeritud või tugevalt tüübitud, siis ta juba teab, et selles modelis on meil first name ja last name parameetrid olemas. Nüüd teistpidi siis view bag ja view data, selleks on siis lihtsalt tegemist on dictionary'ga oma olemuselt ja dictionary objektidest. Ehk me võime sinna sisse toppida, mida iganes me tahame toppida, view data ja mingi võtmenimi ja sisuks siis ükstaskõik mis asi C-Sharpist sobivalt viimne kui üks muutuja. Ja sellest view datast on ka siis teine variant olemas, mille nimi on view bag, mis on siis dünaamiline objekti kollektsioon, mis implementatsioonis kasutab allpool sedasama view data key'd või sedasama view datat. Ehk siin lihtsalt nagu syntactic sugar, ehk me saame kirjutada view bag.other key, mis tegelikult muutub siis view data ja siis other key tuleb siia parameetriks. Ja siin siis tõesti mingisugust kompileerimise tuge ei ole ja vead alles selguvad runtime'i ajal. Ja kuna ta ka ei tea, millega on tegemist, siis vaikimisi on tegemist objektiga, mida üritatakse stringiks konvertida, kui me seda kasutame. Ja kui te tahate seda millegina muuna kasutada, mis te sealt view bag'ist või view datast välja võtate, siis te peate castima seda. Ja mida siis me view modelis tahame? Oleks viisakas neid kasutada ja mitte kasutada siis domeeni klasse selle jaoks. Alguses on domeeni klassid fine ja eriti siis scaffolditud või siis genereeritud controllerites neid siis kasutatakse. Aga edasi juba siis tuleks hakata looma oma enda õigeid vaatemudeleid. Ja vaatemudel on siis saatsamast lihtsalt TTO peenema nimega, ehk siia siis korjatakse kokku erinevad andmeallikad, mida meil siis vaate jaoks tarvis vaja on. Ja vaatemudeleid, kui need korrektselt teha, tuleks siis teha tõesti ainult sellisena, et seal sees on siis ainult need propertid, need väljad, mida meil päriselt tarvis on ja üleliks, et datat sinna mitte saata. Ja erinevates eesmärkideks tehakse siis erinevad vaatemudelid, ehk indeksil on üks vaatemudel ja postil teine vaatemudel või nii-öelda grade'il teine vaatemudel ja editil siis juba kolmas vaatemudel. Vahega siis selles, et kui me teeme grade'i, siis meil ei ole ID-d olemas. Me alles saame selle ID pärast seda, kui me oleme andmebaasi lisanud. Kui me teeme editit, siis meil on ID olemas. Järelikult ei tohiks sama vaatemudelit selle jaoks kasutada. Ja kui me siis saame need mudelid siis igat moodi teha, siin on siis klassikaline näide, et aeg-ajalt me seda mudelit ka siis wrapime mingisuguse kollektsiooni sisse, kas mingi list või IE-numerable või mis iganes me tahame. Ehkki sellest saab ka siis teha eraldi vaatemudeli, kus siis vaatemudeli sees on üks property, mis siis on IE-numerable. Et see on siis igatpidi võimalik selle läheneda, kuidas teile endale parem tundub. Ja siin niisugune composite view mudel, kus siis on mitu erinevat allikat siis kokku pandud omavahel. Eriti, mida me tavaliselt veel vaatemudelitesse paneme, on siis need drop-downide kollektsioonid, kus siis drop-downid endale väärtused saavad. Nüüd, kui need andmed on olemas, siis tuleb need andmed hakata kuvama. Siit nüüd me oleme seda kõik juba siis eelmine semester kasutanud, libisen kiirelt üle, on ju Razor syntax, algab peale @sümboliga. Selle koha pealt siis läheb meie kood üle C-Sharpiks, muidu on default HTML ja kõik, mis selle @sümboli järgi tuleb, lõppu ei ole, seda tuvastatakse automaatselt. Kui väga vaja on, siis saab selle asja panna sulgudesse, kui see lõpp ei taha välja tulla õigesti. Näiteks kui see mingi miinusmärgi või mingi tehte teete, siis ta ei saa aru, kus siis lõppes tehe ja kus mitte. Muidu sellised tavalised funktsiooni väljakutsed, mis iganes asjad, need ta saab ikkagi automaatselt aru ja ei pea sulgusi siia ümber panema. Ja ükstaskõik, mis te C-Sharpis teete, see on siis expression, ehk see evalueeritakse, nii-öelda käivitatakse
ja kõige lõpuks pannakse siia lõppu lihtsalt toString ja see stringi väärtus siis siia selle koha peal lõpuks välja kirjutatakse. Jah, siin on siis näide sellest, kus tuleb sulgusi kasutada, sest siin selle koha pealt arvaks muidu, et sai C-Sharpi osa läbi, sest tühik enam ei ole C-Sharpi syntaksi osa. Ja kõik need stringid, mis siit niimoodi välja kirjutatakse, need kõik siis encode itakse HTML-i ehk siis vältida igasugust JavaScripti ja mille muu iganes injectimist. Kellel on siis vaja tõesti toorest HTML-i või JavaScripti või mida muud iganes siia kirjutada, siis tuleb kasutada niisugust helperit, nagu on HTML. Ja HTML-is on see olemas meetod raw, mis siis selle välja kirjutab. Ja sellega siis juhtub igasugust, võib nii-öelda saada üllatust osaliseks ehk võib mingid veidrad asjad tööle minna. Razorisse saame ka kirjutada siis koodiblokke ehk lihtsalt @sümbol ja loogilised sulud ja siia siis võime alustada nii-öelda siis juba defaultiks muutub C-Sharpi kood ehk võime siia kirjutada mida iganes, deklareerida muuteid ja mida muud kõike teha. Kui vaja, saame siis üle minna kohe HTML-ile. Saame ka kontrollida, millal siis see muutumine HTML-i ja Razori vahel toimub. On olemas spetsiaalsed tagid, tekst, millega saab HTML-iks selle asja suunata, isegi kui meil ei ole ühtegi HTML-i, et meil lihtsalt paljas string siin vahel, siis kui süsteemil tekib segadus, kumb teist parasjagu on, siis saab selle text tagi wrappida. Ja selline ühekordne üleminek on siis @ ja call on selleks võimalik kasutada. Siis meile kõik tuttavad C-Sharpi kontrolli struktuurid, if, else, switch'id, for each'id, need on siin kõik olemas, algavad lihtsalt selle @sümboliga, käituvad nii nagu ikka, kõik see on nagu suhteliselt standardne. See on mul siin veel vanast ajast, seda begin formi enam väga ei kasutata, pigem me kirjutame need formid kõik välja, ehkki see veel jätkuvalt nagu töötab. See on lihtsalt näidiseks siin olemas mul. Kommentaarid Razoris toetab siis kõiki tüüpe. C-Sharpi kommentid, need kaovad meil koodist ära, kui me saame siia koodi sisse kirjutame. HTML-i komment, see on HTML-i osa, seega reaalselt jõuab siis kliendini. Ja Razori kommentid ise, need on siis @tärn ja tärn-, need siis ei jõua üldse mitte kuhugi, need klient neid pärast ei näe HTML-ist. Razoril on siis terve hulk direktiive @iga, mida me juba enamikus oleme näinud. Kõige levinum nendest on see @model, siis @using, sest meil on ikkagi vaja sinna ka midagi importida. Võib-olla @inject, kui meil on tarvis dependency injection'it kasutada mingite asjade jaoks. Ja siis paar asja, mida me rohkem kasutame, lisaks siis nendele standarditele modelitele, on siis @functions ehk defineerida mingit funktsioone endale keset oma Razorit. @section, millega me siis tõstame koodiblokke ühest template'i osast teise. Ja Razor Pages'i kursuselt oli meil siis see @page, mida me siin kursusel siis ei kasuta, välja arvatud juhul, kui me see Razor Pages'it millegipärast ei kirjuta parasjagu. Ja tõesti kõik need vaated kompileeritakse siis klassiks või konverditakse klassiks ja siis kompileeritakse, ehk siis meie lõppkoodis neid enam olemas ei ole ja see kõik on üks DLL. Ja välja näeb ta siis selline. Siin on selle asja Razori vaade ja siin on see, mis sellest siis saab. Sisuliselt tuleb sellest, ma ei oska öelda, mis siis kuidagi võrrelda, console write line'id sisuliselt. Ehk siis rida haaval kirjutatakse kood, see teksti osa siit välja koos HTML-iga, mida meil vaja on. Ja ülendased kõik konverditakse koodiks. Ja näiteks, kui meil siin oleks siis see @model siin üleval, ehk oleks tugevalt tüübitud vaade mingi vaatemudeliga, siis see vaatemudel oleks siin siis tüübiks antud. Ja, siin on ka näide selle kohta. Injected, section'id, sellest vist kuskil tuleb veel juttu. Funktsioonid, mida me saame defineerida, jällegi, need kõik siis kompileeruvad siia ilusti, ehk selline sirgjooneline. Nüüd tavaliselt meie veebileht lihtsalt ei ole ühe mingisuguse konkreetse sisuga, vaid me tavaliselt näeme mingisugust seda tüüpi template'i, meil on header, päis, sisu, jalus ja võib-olla ka mingisugune vasak selline navigatsiooni osa, seda võib-olla on harvem käigus, aga see, et meil on lehel päis, jalus ja selle vahel muutuv sisu, see on siis tüüpiline ja nii ka out of the box meie nagu süsteem kohe töötab.
Ja kust see siis tuleb? Tuleneb siis sellest, et meil on kõigepealt selline layout defineeritud, mis asub siis view shared layout failis. Seal on ka kogu meie HTML-i algus ja lõpp ja kõik muu taoline asi. Ja kõikides, mis siis layout'id peavad tegema, siis see koht, kus seal layout'is reaalselt see päris sisu välja kirjutatakse, ehk siis see koht siin, kus see content on, seal siis on nendel kooslik välja kutsuda render body meetod. Ja igas meies siis layout'is alustame me siis sellise, mitte layout'is, vaid igat lehel, kus me alustame siis oma view impordiga. Seal siis kõigepealt pannakse paika, mis see layout on vaikimisi. Ja kui me tahame, saame selle siis üle kirjutada, ütelda näiteks meie lehe alguses layout võrdub ja siia näiteks 0 omistada. Tänu sellele siis meie lehel ühel konkreetsele siis layouti ei kasutata. Ehk kuna seda layouti saab iga lehe jaoks üle kirjutada, siis tähendab seda, et me saame ka igale lehele tõesti või igale mingisuguse osale oma veebist täiesti erineva layout'i vajadusel teha. Näiteks admin näeb välja ühesugune, kliendi veeb näeb välja teistsugune. Nüüd siis see section jutt siin. Section jutt ütleb siis seda, et me saame siis kuskil layout'is või kus iganes me tahame, saame siis ütelda, et palun kirjuta või renderda siia välja section. Ja kuskil vaates saame siis selle section'i defineerida. See on siis võimalus, kuidas näiteks lehe spetsiifiliselt tõsta endale vajalikku JavaScripti template'i päisesse või alusesse. Ehk tavaliselt on siis template'is defineeritud nii päisesse kui ka alusesse üks mingisugune sektsioon. Shared directives on siis see view imports, ehk siin on siis kirjas kõik see, mida siis meie kõik vaated omavahel jagavad. Tavaliselt siia nagu mingit modelit ei tohiks kirjutada, meil ei ole ühiseid mudeleid, see on igas vaates oma, aga siis kõik võimalikud tag helperid ja muud sellised asjad. Tavaliselt seda ise käsitsi update ima ei pea, ehk see on igal pool nagu sama. Mis on ühine kõikidele asjadele, on siis view start ja see sisuliselt kleebitakse iga vaate algusesse ja seal view start'is on siis kirjas selline asi kõikide jaoks. Ehk kõik vaated by default saavad endale selle standard layout'iks. Ja selle view start'i saab siis vajadusel üle kirjutada. Ja view start on siis samamoodi hierarhiline, ehk seal kõigepealt otsitakse siis view kataloogist ja kui sellest view kataloogist konkreetsest ei leitud, siis minnakse juba kuhugi kõrgemale seda otsima. Siin ka väike võrdlus, mis nendega vahe on. View import'is on siis tõesti ainult direktiivid, view start'is siis päriselt käivitatav kood. Ja eraldi on meil nüüd siis olemas ka partial vaated, mida me siin kursusel ka kindlasti kasutame, kes vähegi viisakamalt tahab oma asja kirjutada. Ja partial vaade võimaldab siis nii-öelda osalist vaadet kirjutada, mida on siis võimalik sellise tag helperiga endale siis importida. Ja partial vaatel on siis tore see, et seda saab siis korduvalt taaskasutada ja siin saab siis eraldi ette näidata, mis on mudeliks sellel osalisel vaatel, ehk siis oma suurest mudelist mingi väike tükk vajadusele välja võtta ja milline on tema view data, mida saab siis sinna vajadusel erinevalt kokku konstrueerida. Olemas, kui te vanat koodi vaatate, võite ka näha sellist vanemat HTML helperit, mis on siis html.partial või html partial async. Seda nüüd enam tänapäeval nii laialt ei kasutata. Ja osalistel vaadetel on siis samamoodi discovery, ehk ta kõigepealt siis otsib seda controlleri nimelisest kohast, siis share nimelisest kohast ja lõpuks läheb siis sinna kõige root kataloogi ja sealt view shared ja lõpuks veel ka muidugi siis pages shared. Ja partial views saavad siis ka üksteise otsa olla ühendatud, ehk nii-öelda üks partial saab välja kutsuda teist partialit. Siis teoorias on meil ka olemas view komponendid, mida nüüd küll ma olen üsna harva kasutusel näinud. Ja need on üsna sarnased siis osaliste vaatega, aga siis palju nagu võimekamad. Ja idee on siis selles, et neil on siis oma klass taga, ehk siis selline nagu minikontroller, dependency injection'id toetavad ja neid saab siis eraldi testida vajadusel. Ja siin siis mingi näide sellest navigation menu view komponent, mis siis pärineb view komponendist. Välja näeb siis üsna selline kontrolleri sarnane, aga siin siis on üks meetod invoke async, mis siis lõpuks mingisuguse vaate siit tagastab. Ja tavaliselt mingi asukoht, kus ta siis asub, on siis view shared components. Ja
selline siis on see viis, kuidas me teda saame välja kutsuda. Await component invoke async ja siis selle komponendi nimi. Ehk seda ma küll väga palju kasutamises ei ole näinud. Rohkem on siis ikkagi käigus kui tavaliselt kui partial view'd. Saame veel igasugust veidrust teha. Saame CSS isoleerida, ehk siis kui me teeme vaate nimega .css-i, ehk siis index CSHTML CSS, siis see CSS ainult rakendub sellele ühele vaatele ja raamistik ise siis hoolitseb selle eest, ehk ta siis kirjutab need nimed seal CSS-ist tegelikult ümber niimoodi unikaalseks, et need tõesti siis rakenduvad ainult selles vaates defineeritud HTML-ile. Nüüd tavaliselt me tahame oma MVC-isi kuidagi grupeerida, sest kas on selleks admin lehed ja kliendi lehed ja selleks siis kasutatakse definitsiooni või mõistet, mille nimi on array ja võimaldab siis seda MVC-d nii-öelda korrata, ehk sisuliselt on meil siis nii-öelda üks globaalne MVC, model view controller, mis on see meie nii-öelda esimene või kliendi veeb ja selle sisse me saame siis teha eraldi array'd. Ja välja näeb ta siis selline, ehk siis web äpi sees tuleb kataloog areas ja sinna sisse siis area nimi, admin, client ja sinna sisse kõik need 3 kataloogi uuesti. Ja need area name nõuab siis ka spetsiaalset routimist, et see asi siis toimiks kuskil allpool see siin mul ka tulema peaks. Ja mis on siis kontrollerite puhul, kuna kontrollerid ei pea olema üheski kindlas kataloogis, ehk see siin ei ole tegelikult kohustuslik, siis kontrolleritel on atribuut, millega seda siis näidatakse, et millise tsooni või area kontrolleriga tegemist siis parasjagu on. Ja routimise jaoks siis tuleb lisada üks routimine juurde, ettepoole seda default routi, mis siis ütleb, et endise 3-osalise urli asemel on meil nüüd olemas 4-osaline url, kõik muu on sama, aga see ette lisandub juurde siis area nimeline osa. Ja see exist sinna ütleb, et ta kontrollib siis seda, et see kõigepealt ka olemas oleks see area. Ja juhul, kui seda array't ei ole olemas, siis ta ütleb, et see ei rahuldunud ja läheb järgmist asja siit kontrollima. Ehk kontrollitakse, et see vastav kataloog on ka päriselt olemas. Ja vastavalt sellele, kui me oleme kuskil area või selle, ma ei tea, mis Eesti ala tsooni sees, siis ka vastavalt muutuvad lingid meie genereeritud HTML-is. Kui me midagi ei näita, siis süsteem üritab ise aru saada, kus me oleme. Ja kui me tahame linkida ühest tsoonist teise, siis tuleb siia selline lisa atribuut nagu asp area, mis siis näitab, et see link palun ei ole mitte siis niisama home controllerile, vaid sellele home controllerile, mis on siin. Ja kui me tahame root areale ehk esimesele sellele viidata, siis tuleb area nimi jätta tühjaks. Ja siia lõppu nüüd jällegi küsimused teile. Lugege läbi ja mõtelge nende peale.